Tere siit Palusalu aiast ja selles videos ma vastan sulle küsimusele, milliseid püsililli ei ole vaja väetada või milliste püsilillede puhul see väetamine on pigem siis kahjulik või kasulik. Ja siis kiirelt räägin ka sellest, kuidas valida väetisi, kui poed on lookas siis väetistest. Aga esimene teema siis püsililledest, mis ei vaja siis väetamist. Need on kõik püsililled, mis kasvavad sellisel kuival, lahjal pinnasel ja siin ma praegu olen Anna peenra juures. Tere kõigile, kes otse vaatavad. Ja esimene taim, mis siit kohe ette tuleb, on näiteks villane nõianõges, keda ei tasuks väetada. Siin kõrval ka kohe tegelikult selline ma vaatan kohe, see ei ole õige. Vaat siin tagapool on kohe kukehärjad. Siin on nüüd see sort matruuna. Ja miks neid ei tohi väetada? Sellepärast, et nad muidu kasvavad liiga suureks. Neile see meeldiks küll väga, aga nad kasvavad siis väga suureks ja kukuvad pikali. Ja mis veel võib juhtuda nendega on see, et nad võivad jääda siis haigeks, ehk siis saada lihtsamini jahukastet ja selliste haigustega siis. Siis siin taga on ka kohe näha näiteks Vassai naistenõges, mis samamoodi tegelikult väetamist ei vaja, sellepärast, et temaga siis jällegi lamandub paremini. Mis siin veel on? Siin on ka näiteks üks puju, mis on samamoodi väetada teda võib, aga tema jällegi lamandub siis päris hästi, kui ta on väga üle väetatud. Ja see ongi see väetamine, et kui jällegi liiale lähed ja sellisel liivasel pinnasel, üks asi on see, et see väetis on ju voolab väga kähku siis põhjavette, eriti kui veel liivasel pinnasel siis üle väetada, sest et liiv ju ei hoia neid toiteelemente kinni. Ja teine asi on siis see, et kas siis taimed kukuvad pikali, jäävad haigeks ja tegelikult see külmakindlus on ka oluline, et nad võivad muutuda siis ka külmaõrnaks. Üks väetamise asi või üks taim, millega on veel eriline väetamine, on monarda. Ja monarda tegelikult tahab küll päris palju toitu saada, aga kui seda väetamist teha valel ajal, ehk siis kevadel, kui ei ole veel päris soe, ehk siis on natuke veel öösel külma, siis ta võib ka välja minna selle väetamise pärast. Ja ütleme, et kui sa juhuslikult teda ümber ka veel istutasid enne, siis on peaaegu kindel, et ta siis ka välja läheb juba kevadel isegi. Need olid siis need põhilised taimed ja tegelikult ka väga paljud kõrrelised ei taha väetamist ja miks? Sellepärast, et ka nemad kukuvad siis pikali. Et see on põhiline, mille pärast neid ei tasuks väetada. Ja mõned kõrrelised muutuvad ka külmaõrnaks, et see on jälle see kõrreliste teema. Siis millist väetist valida? See on väga hea küsimus, sest et neid väetisi tuleb kogu aeg juurde. Ühel ilusam pilt kui teine, ühel ilusam nimi kui teine ja tegelikult, kui nüüd kõige pealt otsast alustada, siis kõige tähtsam on see, et mille jaoks sul seda väetist üldse vaja on. Kas sul on vaja muru jaoks või sul on vaja püsilillede jaoks? Kui sul on vaja püsilillede jaoks, siis meie aias näiteks väetame kanakaka graanuliga ja siis ka mineraalse väetisega, sest et lilled vajavad korralikuks kasvuks ka natuke mineraalset väetist, mikroelemente, et nad oleksid siis terved. Ja kevadel tasub siis vaadata sellist sobivat väetist, nendel pakenditel on kirjas siis millised väetised, mis taimedele siis kõige paremini sobivad. Väga lämmastiku rohket väetist meie oma kogemuse järgi püsililledele väga ei soovita. Küll aga muru vajab päris palju lämmastikku. Mis selle väetamisega on, võib-olla
veelgi olulisem see, et väga tihti ma näen seda, et inimesed külvavad seda väetist suhteliselt ühte kohta või väga sellise väikese ala peale. Ja mis siis juhtub? Juhtub see, et need taimed, mis seal seda väetist peavad saama, need kõik ei saa ja ta läheb ühest kohast siis pinna sisse, mis tegelikult loodusele väga head kasu ei tee ja no ütleme, see taim ei saa ka väga sellist head efekti, et parem on see väetis jaotada ühtlaselt. Nii nagu külvatakse vilja, kui sa oled näinud või oled kuulnud, visatakse see laiali, see väetis. Et seda tasub siis see meeles pidada või silmas pidada. Vaatan, siin on üks huvitav kooslus just parasjagu priimulad koos lõhnava kannikesega. Et see väetamine on üks keeruline teema selles mõttes, et valik on väga-väga suur ja sealt valida on mõnikord raske. Aga pigem siis validagi, kui sul on püsikute väetamine, siis pigem pikatoimene väetis ja pigem väetada vähem kui liiga palju või üle väetada. Et kui sul on ka näiteks liivane maa, siis liivane maa teadupoolest ei hoia väga seda väetist kinni või toiteelemente kinni, ehk siis sinna tuleks ka vähem väetist puistata. Aga ma loodan, et sul oli sellest kasu. Anna mulle kommentaarides teada ja me kohtume juba varsti jälle.